Nii, Eesti meeskonna kapten Kasper Suurorg, no nägu on selline, et selle järgi ilmselt siia ikkagi päris ei tulnud. Ei tulnud et eesmärk ikkagi ära ei täitnud, mõtlesime, et võtame siit 4-4. Eesmärk oli vähemalt selline, läks nii nagu läks, rootslased olid täna paremad. Ja nagu ma siin kommentaatorilaua taga su endise treeneri Marko Parkoniga rääkisin, siis ühel turniiril sellist nii-öelda võrdset vastast 2 korda võita on ikkagi tegelikult päris keeruline. No ikka jah, et eks täna andsime mingi hetk 3. veeranda lõpus või 4. veeranda alguses, ma ei mäleta, kuidas see oli, aga et andsime initsiatiivi käest ära, tegime paar halba pallikaotust järjest ja eks selle pealt see vahe tuligi, et muidu oli ju tegelikult mäng punktis. Kui sa üldse selle turniiri võib-olla kokku võtaksid, jätame tulemuse välja, siis kuivõrd rahul sellise meeskondliku esitusega võib olla? No ma arvan, et oleks võinud ikka kokkuvõttes parem olla, et tegelikult ettevalmistus oli ju pikk, et alates sealt korvpallikodust, mis oligi siis juuni algusest, aga eks et võistkondlik kokkumäng oli enam-vähem, et meil poisid liitusid hiljem, kes välismaalt tulid ja ma arvan, et muidu oli nagu tipp-topp, aga jah, et kripeldama jääb see viimane mäng ikkagi ja ka Islandi mäng, kus me ikkagi korralikult põrusime. Isiklikus plaanis, kuidas rahul oled järgmisest aastast Ameerikasse ülikooli korvpalli mängima, no Pärnus sul võib-olla väga palju mängupraktikat sel hooajal ei olnud, kas see ka kuidagi võib-olla turniiri alguses andis tunda? Eks viskatabavus oli ikkagi suhteliselt kohutav isiklikus plaanis ja ka võistkonna plaanis, aga eks ma arvan, et paljudel oli see üle pika aja nagu siuke suur turniir, ikkagi koondise mängud, et päris kõva asi ja nüüd isiklikus plaanis vaadata tulevikku, siis septembri alguses lähen ja eks seal on vaja füüsiliselt kõvasti areneda, et mängida siin nende rootslastega tuleb ikka tugevaks saada. Okei, Kasper, aga edu siis Ameerikas ja pea püsti ja edasi. Aitäh!